Et siin on ainult veel see üks külaliste koht on siia jäänud ja kogu lugu. Ja siis tõstsime 53 kasti ülesse ja keerasime paadi püsti, aga otsa peale, mootorilt taga. Ma olen Salmistu sadamaga seotud, ma arvan, et ma esimest korda läksin siit merele aastal 1987. Et siis ma olin suhteliselt väike poiss ja siis oli veel Nõukogude piirivalve siin. Ja siis, kuna mul klassivenna isa tegeles kalakasvatusega, siis me saime sumbameeste paatidega saime siit merele ja me saime ka mõnel üksikul korral pedastalil jala maha. Salmistu puhul tegelikult kõige atraktiivsem on siin ikka see meri ja saared. Tegelikult Põhjarannikul ei ole teist piirkonda kui Kolga lahe piirkond, kus oleks nii palju väikesaari ja nii palju huvitavat erinevat merd olemas. Et see on see, mis siin seob, et siin seda tegevust jätkub aastakümneteks. Seoses uue sadamamaja valmimisega on tegelikult suur arengusamm edasi tehtud. Et kui meie kliendid tulevad siia sadamasse, siis esimene asi, mida küsitakse, et kas siin on normaalne WC, kas siin on pesemisvõimalus, kas siin on sauna ja kas siin pakutakse süüa. Et kui meil esimeses etapis sai sadama vesiehitus valmis, siis tegelikult sadamoone puudumine andis igal sammul ennast tunda ja see uus maja tegelikult teebki meie külalisele tegelikult nüüd maa peal see ukse lahti. Minu nimi on siis Rauno, mina olen Salmistu uue sadamakõrtsu Suits ja Sool ettevõtte tegevjuht. Ma olen põline Lahemaa poiss, elanud ja sündinud Lahemaal, nii et tore on tagasi olla siin kodukandis toimetamas. Meid võlus esiteks hubasus ja niisugune väike mõnus armas hoone, mis võiks olla niisugune väikene pusletükk meie muude ettevõtmiste juures, kus on hea ja kodune ja lihtne olla. Ja lisaks Kuusalu valla elanikuna mul alati ka olnud niisugune väikene soov panustada siis nii-öelda ka valla arengusse ja läbi selle on jälle loodan üks tore toidukoht Kuusalu vallas juures, et niisugune väike missiooniprojekt ka kindlasti. Ennekõike me loodame, et Salmistu, Suitsu ja Soola külalised kogevad siin head toitu ja sõbralikku ja vahetut teenindust. Ja lisaks loomulikult on siin väga ilus ja pikk liivarand. Et niisugune väga tore koht, kus tulla ilusal suvepäeval päeva nautlema. Toetava teenusena, kes soovib, on siin väikene saun ka, kuhu 3 inimest maab täitsa ilusti leelitama, nii et pluss siis suvine Salmistu melu erinevate kontserdite ja muude näol. Ja saab meile tulla sadamale omaselt loomulikult nii merelt, maalt kui ka meil on suur parkla, saab kõhust tulla ilmselt, kui eelnevalt teada anda. Ja tahaks väga tänada kohalikku kogukonda, et kui me siin toimetama hakkasime, siis meil oli silt ukse peale, et tulge meile külla, tulge tutvuma ja meil väga palju käidi nii-öelda tutvumas ja edu soovimas, et me tunneme väga tugevat koguna toetust ka, nii et aitäh kõigile Salmistu inimestele meid vastu võtmast.